negatiivne ruutliige. Ehk kui meil on miinus x ruudus, siis kas selle tulemus tuleb positiivne või negatiivne? Vaatame 3 näidet. Selle küsimuse ja sarnaste küsimuste puhul saab kahtluse korral liikme teguritena välja kirjutada. Meil võib olla miinus x-i ees, mida me tähistame siin kollasega. Meil võib olla erinev x-i väärtus, mis võib olla positiivne või negatiivne, mida me praegu tähistame rohelisega. Ja meil võib olla erinev hulk x-e ehk siis erinev x-ide aste. Need kõik võivad anda erineva tulemuse, kas positiivse või negatiivse. Ja kõige parem viis kindel olla, kas selline asi nagu miinus x ruudus tuleb lõpuks positiivne või negatiivne, on see lihtsalt välja kirjutada. Niimoodi, et miinus tähendab tegelikult miinus 1 korda. X ruudus tähendab x korda x. Ja see tähendab, et miinus x ruudus on tegelikult miinus 1 korda x korda x. Ja võtame esimese 3 näitest. Kui x on võrdne 2, siis esiteks me teeme asenduse. Meil on miinus x ruudus. X on võrdne 2. Sulud aitavad väga palju. Need ei ole kohustuslikud siin, aga need aitavad. Me teame, et ainult sulgude sisene osa asendub. Ainult x asendub enda väärtusega. See tähendab seda, et see on ümber olevad asjad, miinus, ruut, need jäävad lihtsalt alles. Aga x on see, mis asendub enda väärtusega. Nii, kui x on võrdne 2, mida see tähendab? Meil on miinus x ruudus. Kui me asendame, siis siin on miinus 2 ruudus. Kuidas me seda arvutame? Kas see tuleb miinus 2 korda miinus 2? Ei tule. See tuleb miinus 1 korda 2 korda 2. Kui me selle nüüd välja kirjutame, samamoodi nagu siin. See tähendab, et meil on 3 tegurit. Miinus 1, 2 ja 2. 1 on negatiivne, mis tähendab, et kokkuvõttes tuleb ette miinusmärk. Absoluutväärtus tuleb 4, mis tähendab, et meil tuleb miinus 4. Eks ole, me ei korruta miinus 2 ja miinus 2, me korrutame miinus 1, 2 ja 2. Võtan teise näite. Mis siis, kui x on võrdne miinus 2? Ja arvestame, et x-i ees on tegelikult miinusmärk. Nii. Võrrandad miinus x võrdub, miinus x-i ruut on võrdne siis miinus 2 ruuduga. Sellepärast, et me asendame ainult x-i miinus 2, sest x on võrdne miinus 2. Nii, see tähendab, et sulgude kasutamine siin on täiesti kohustuslik. Meil on miinus, mis on x-i ees, mis jääb siia alles. Meil on ruut, mis jääb alles. Ja ainult x ise asendub miinus 2. Nii, et meil on miinus 2 ruudus. Nii, nüüd me oleme selle asendanud, aga kirjutame selle välja. Meil on miinus 1 korda miinus 2 korda miinus 2, sest need on ruudus. Meil on praegu 3 miinusega tegurit, mis tähendab, et kokku jääb negatiivne tulemus. Ja absoluutväärtus tuleb jälle 1 korda 2 korda 2, 4.
ehk siis tulemus -4 sarnaselt eelmisele. Nii, võtame natukene praeguse kõige keerulisema näite. Mis siis, kui x on võrdne a miinus b-ga? Miks see oluline on? Sellepärast, et mõnikord antakse selline võrrand, kus on miinus ja siis tuleb sulgude ja ruudu valem. Et siin ei ajaks segi, kus kohas on plussid ja kus kohad on lõpuks miinused. Nii, meil on jälle -1 korda a miinus b sulgudes ja ruudus. Nüüd, sellises olukorras ei tohi kiiresti neid märke tagurpidiseks muuta. Siin teeme niimoodi, et -1 jääb alles, aga a miinus b sulgudes ja ruudus. Lahendame selle ära niimoodi, et me jätame selle sulgude sisse. Eks ole, a miinus b sulgudes ja ruudus on a ruudus miinus 2ab pluss b ruudus. Nii. See tähendab, et me jätame kõik sulgude sisse, sest niimoodi on lihtsam arvet pidada. Meil on -1 korda, siis meil tuleb sulgude ja ruudu valemist sulgude sisse a ruudus miinus 2ab pluss b ruudus. Mitte siin alguses, aga siin me tohime kasutada loogikat. Miinusmärk sulu ees muudab märgi sulu sees, mis tähendab, et me saame siin miinus a ruudus pluss 2ab miinus b ruudus. Mis tähendab, et kui meil on miinus ja sulgude ja ruudu valem, siis me saame kokku sellise tulemuse. Ja et nüüd natukene segadust vältida, siis tegelikult meil on ju palju erinevaid variante, eks ole, erinev hulk astmeid, siin ees võib, aga ei pruugi olla miinust ja x ise võib, aga ei pruugi olla negatiivne. Me ei räägi praegu kuupliikmetest, aga ma igaks juhuks toon siin näite lineaarliikmest. Kui x on -2 ja meil on vaja leida -x, siis me leiame miinuse -2. Mis tähendab -1 korda -2, mis tähendab kokku 2. Nii et see eesolev miinus annab ühe nii-öelda miinuse. Iga x, mis on negatiivne, annab ühe miinuse. Ja selle pealt me teeme selle loenduse, et kui meil on paaritu hulk miinuseid, tuleb kokku negatiivne. Kui meil tuleb paaris hulk miinuseid, tuleb see tulemus kokku positiivne. Antud juhul lineaarliikme puhul meil oli x -2, meil oli ees miinusmärk, 2 negatiivset, annavad kokku positiivse. Ja põhikoolis sellest piisab. Kas see tähendab siis seda, et ruutliikme ees olev miinusmärk tähendab seda, et selle väärtus tuleb alati negatiivne? Ruutliikme korral jah. Ruutliikme korral me saame allapoole avaneva parabooli, mis tähendab seda, et y väärtus tuleb kas 0 või negatiivne. Nüüd, mida suurem on x-i absoluutväärtus, seda järsemalt y-i absoluutväärtus tõuseb. Aga seni, kuni just nimelt ruutliikme ees on miinusmärk, tuleb selle tulemus alati negatiivne. Loodan, et sellest oli kasu.